Tere! Nii et need põhilised teemad, mis siit täna kostusid, olidki siis, et mis on Euroopa hing, kas on Euroopa hing, mis on see, mis meid seob. Mina isiklikult tunnen, et tõesti me kuulume Euroopa Liitu, aga me kuulume Euroopa Liitu, aga ei ole mingit kuulumistunnet, ei ole mingit sellist seost. Me teame küll, meil on mõnus niimoodi reisida riikide vahelt, aga kuidagi ei ole sellist tunnet, et me tõesti kuuluks kuskile. Nii, minu meelest ongi see, et Euroopa riigid on kui äripartnerid, aga miks mitte minna sealt edasi ja saada sõpradeks, sest sõpradel on ju ühiseid asju, saagem sõpradeks. Ning minu meelest, kui saadakse sõpradeks, siis hakatakse ka väärtustama iga pisikest riiki ja iga liiget sellest sõpruskonnast ka rohkem individuaalselt. Ja minu põhiline sõnum ongi, et saame sõpradeks. Väga palju siis tegelikult nagu niimoodi lisada ei olegi. Et põhiline see ongi, et kui reisida, siis jah, et tegelikult sa vaatad, et ilus linn ja tead selle kohta midagi, aga nagu seda tunnet, et jah, me nüüd oleme sõbrad, seda ei ole. Ja kui tegelikult meie Eesti noored enamjaolt peaaegu me teame kõigi Euroopa riikide ajaloo kohta midagi, siis paljude teiste Euroopa riikide noored võib-olla on paar korda ajalootunnis kuulnud Eesti kohta midagi. Et siis tegelikult, kui palju me tegelikult teame nagu Euroopa riikide kohta üldiselt? Mul on veel lisada ka, et minu meelest sellist ühistunnet peale suruda ei saa. Lihtsalt ei saa sellist asja peale suruda, aga mis on see, mis toob alati inimesi kokku, on see, kui me saame koos millestki üle, millestki väga suurest ja millestki väga olulisest saame üle koos. Et ma arvan, et üks asi näiteks, mis võib meid tulevikus kokku tuua, selle ühise tunde tekitada ongi näiteks, kui me suudame kõik koos selle migratsioonikriisi lahendada. See võib äkki meile tekitada sellise ühise põhja, mis meid tulevikus seob. Very good point. Very good point.